Saaremaad tunneme kui väga rahulikku piirkonda, aga möödunud öösel toimus siin Kuressaare kesklinnas midagi äärmiselt koledat. Nimelt pussitati 2 meesterahvast. Üks viibib hetkel haiglaravil, teine mees aga kahjuks hukkus sündmuskohal. Politseil on ka 2 kahtlusalust, mõlemad nemad on kinni peetud. Kogu sündmuste ahel sai alguse selliselt, et 2 joobes kahtlusalust liikusid Kuressaare kesklinnas ja siin minu selja taga oleva baari juures tekkis neil teiste inimestega sõnavahetus. Sellele järgnes pussitamine, kui vigastati inimest, kes hetkel on haiglaravil. Peale esimest pussitamist liikusid kahtlusalused juba järgmise baari juurde, mis asub seal minu selja taga. Nad lõhkusid akna, mille peale väljus baarist neid korrale kutsuda sooviv inimene. Toimus sõnelus ja sellel omakorda järgnes ka järgmine pussitamine. Seekord kahjuks aga hukkunuga. Jah, kõigepealt ma avaldan siiras kaastunnet täna öösel Kuressaare kesklinnas hukkunud päästeametnik Sulev Kallavuse lähedastele ja soovin kiiret paranemist mehele, kes siis on hetkel Kuressaare haiglas ja tema tervis enam ohus ei ole. Täna öösel kella 2:30 ajal saime kiirabilt teate, et Kuressaare kesklinnas on noaga rünnatud 33-aastast meest. Linnatänavatel patrullinud politseinikud jõudsid varsti kiiresti sündmuskohale, kus siis tuli praktiliselt kohe uus teade, et Torni tänaval on juhtunud analoogne rünnak, kus siis noaga on löödud 52-aastast meest, kes kahjuks suri saadud vigastustesse. Ja tänaöösed sündmused meie rahulikus Kuressaare kesklinnas on igal juhul oluliselt meie kogukonna turvatunnet häirinud. Saan politsei nimel kinnitada, et tegime kõik endast oleneva, et võimalikud teo toimepanijad ja nende asukoht linnakodanike abil kindlaks teha. Ja hommikul kella 7 ja kella 8 ajal peeti siis teos kahtlustatavat ka Kuressaare linnas kinni. Üks Tallinna tänava tanklas ja teine siis Kuressaare linnas oma elukohas. Kumbki isik politseile kinnipidamisel vastupanu ei osutanud. Ja juhtumist edasi annaksin siis sõna meie prokurörile. Aitäh. Öiste sündmustega seoses on käesolevaks ajaks alustatud 2 kriminaalmenetlust. Esimene siis on seotud Tallinna tänaval toimunud pussitamisega. Seal on kahtlustatavaks 33-aastane meesterahvas, kes siis on kahtlustatud kinni peetud ja nagu ka politseijuht kinnitas, siis käesolevaks ajaks õnneks kannatanu elu enam ohus ei ole, aga ta viidi sündmuskohalt kiiresti haiglasse ja arstid tegid oma tööd hästi. Aga selline rüselus, mis läks üle pussitamiseks seal keset nii-öelda tänavat, et iseenesest tegemist hästi võib öelda jubeda looga, mis kahjuks ei lõppenud, vaid liikus siis edasi mõnikümmend meetrit eemale Torni tänavale, kus siis jätkus siis nii-öelda vägivald küll siis teises situatsioonis teiste isikute vahel ja seal olid siis fataalsed tagajärjed. Et täpsustavalt siis võin seda öelda, et Torni tänava episoodis alustati menetlust tapmise paragrahvi järgi, mis on siis karistusseadustiku paragrahv 113, kuna praeguseks kogutud info kohaselt siis on toimunud seal siis pussitamine. 2 isikut, kes on kahtlustatuna kinni peetud, on mõlemad olnud Torni tänava sündmuskoha juures. Nad on olnud seal sündmuskoha, nad on selle sündmusega otseselt seotud ja teada on see, et igal juhul toimus seal rüselus siis, mis pussitamisega lõppes. Ning nüüd edasine uurimine peab siis nagu täpselt selgeks tegema, mis seal Torni tänaval siis juhtus, et kes pussitas, kes tarvitas vägivalda
kuna seal on 2 isikut, nii-öelda mõlemad kahtlustatavad siis vägivallakuriteos. Ja hästi oluline on see, et kui meie rahulikus Kuressaares sellised asjad toimuvad, et politsei reageeriks hästi kiiresti ja kui tuleb selline info, et inimesi on tänaval pussitatud, siis meie kohus, nii politsei kui prokuratuuri kohus on sellele hästi kiirelt reageerida, kahtlustatavad kiiresti tabada, mis on ka toimunud. Ja nüüd saavad uurijad asuda oma põhjalikumat tööd tegema sellele eesmärgil, et täpselt detailideni välja selgitada, mis seal Torni tänaval toimus. Suhteliselt selge on sündmus, mis toimus siis Tallinna tänaval, aga jah, Torni tänava sündmusega seoses siis käib veel ka hetkel praegult täiendav tõend kogumine. Ja siit ka tegelikult avalikkusele veel üks nii-öelda palve, et kui keegi eile nägi midagi pealt, teab sellest sündmusest midagi, et siis kindlasti pöörduda siia politseijaoskonna poole selle infoga, et iga infokild on oluline, sest et selliste sündmuste puhul on vaja see lõplik tõde välja selgitada ja prokuratuur teeb enda poolt kõik, et see ka niimoodi läheks. 2 kahtlustatavat, kes meil siis on kinni peetud, on mõlemad varem kriminaalkorras karistatud. Mõlemal on käesoleval ajal katseaeg, aga katseaeg ei ole vägivallakuritegudega seoses, vaid ühel isikul on seoses varavastaste kuritegudega ja teisel on seoses narkokuritegudega. Ühel kahtlustataval on ka vägivallakuritegude minevik, teisel kahtlustataval ei ole. Antud juhul ma räägin siis kehtivatest karistustest, mis karistusregistris on isikute kohta siis loetletud. Ning edasine tegevus nüüd, nagu ma ütlesin, on uurijate poolt veel täiendavate tõendite kogumine ja homme planeerin ma ka mõlema isikuga kohtu ette minna vahistamistaotlustega, et kohus siis saaks seni kogutud tõendid hinnata ja otsustada, kas isikute suhtes on alus neid vahistada või mitte. Prokuratuur näeb mõlema isiku suhtes seda alust ja selle tõttu ka homme siis vahistamistaotlustega kohtu poole prokuratuur pöördub. See oleks kõik, mis praegult nendest detailidest rääkida saab.